Kadri on vabakutseline ettevõtja, kes tegutseb peamiselt töö- ja sotsiaalvaldkonnas. Kadri pakub tuge nii tööandjatele kui töövõtjatele palgaturul toimuvast arusaamisel. Koostöös partneritega viib ta läbi palgauuringuid. Kadri teine huvivaldkond on paindlik töökorraldus ja kaugtöö. Olles ise nii-öelda vabalt töötaja ja tööandja, annab Kadri nõu, kuidas paindlikku tööd paremini korraldada. Kõige tähtsam, et töötulemused ei kannataks, töötajad oleksid motiveeritud ja juhid oleksid rahul. Tööandjate keskliit teeb sellist tänuväärset tööd nagu palgauuring. Kaua te seda teinud olete juba? Palgauuring sai alguse 2011 kevad. Eks ta alguses oligi selline suht vette hüppamine ikkagi kõrgelt ja tundmatus kohas. Me olime küll natukene eeluuringut teinud ja selge vajadus oli tööandjate poole pealt, et just taheti sellist kiiret ja detailset palgainfot. Aga kuidas seda täpselt teha, kuidas kätte saada, kuidas saada selliseid andmeid, mida me saame tervele turule laiendada, et see oli muidugi raske küsimus lahendada. Muidugi on sul vaja teada, et sa pakuks adekvaatset palka inimesele. Ühelt poolt saada häid inimesi, teistpidi, et mitte maksta ülemäära palju. Ja muidugi ka inimeste hoidmine, et see on nagu teine teema. Et kurb on ju see, kui sa ühel hetkel ärkad, et sul inimesed kipuvad lahkuma, sellepärast et sa maksad neile madalamat palka kui võib-olla teised samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted. Inimesed teinekord ju ei küsi juurde, et nad lihtsalt reageerivad vaikimisega ja hääletavad jalgadega. Et see on see tööandja jaoks risk. Ja muidugi kulude poole, töökulu on ju paljudes sektorites ikkagi väga oluline kulu. Ja kui sa seal maksad mõttetult palju, siis mille arvelt sa seda teed? Oma kasumi arvelt. Et ma arvan, et see on nagu põhiline, miks palgauuringuga liitutakse, et saada kiiret ja adekvaatset palgaturu infot. Eriti nüüd, kui on palgad kiiresti muutumas. Et see vajadus kasvab väga kiiresti ja võrreldes teiste uuringutega me oleme ikkagi väga kiired. Miks praegu palgad tõusevad kiiresti või muutuvad? Palgad muutuvad sellepärast kiiresti, et ühelt poolt majandus kasvab natukene, mitte õnneks väga jõuliselt, nii nagu buumi ajal oli. Ja teiselt poolt sellepärast, et meil lihtsalt füüsiliselt ei ole inimesi. Ja juba praegu tööandjad värbavad tegelikult hõives olevaid inimesi. Et ju tööturul need, kes on nii-öelda vabad, need on sageli olnud vabad juba üle aasta. Ja neid, kes on olnud tööta seal 6 kuud, et neid on väga väike protsent. Ja kindlasti mõjutab meid Soome, kes rebib ja rebib ilmselt järgmistel aastatel veelgi. Ja mida me näeme, ongi see, et Soome näiteks kogu palgaturg on lamedam. Et Eestis on ta suhteliselt hierarhiline, palgavahed on suured, eriti just tippspetsialistide juhtide osas, ja see alumine ots on siis ikkagi märgatavalt madalam. Nii juhtide palkadest, aga ka keskmisest palgast. Et sellist võrdlust saame teha. Suurusjärgud on muidugi Soomega võrreldes niivõrd erinevad, et seda nagu väga mõtet ei ole võrrelda. Ega inimesed vahetavad ju töökohta siis, kui ta saab järgmises kohas natuke rohkem. Et palju neid teisi töötingimusi on, millega niimoodi kaalutakse. Ja eriti madalama palgaliste puhul. Et seal on nagu tõsist liikumist praegu märgata. Mainisid teisi töötingimusi, et kas on näha ka trendi või kas te uurite üldse seda, et mis on need lisahüved või mida pakutakse, kui ei saa palka nii palju tõsta? Eks lisahüvesid on, et paketid on eriti suurematel ettevõtetel väga laiad. Et võib-olla ongi teinekord probleem selles, et see pakett on nii lai, et inimene nagu ei orienteeru selles ja võtab seda kui tasuta hüve. Sama on ju haigekassa või sotsiaalkindlustusega. Et enamus inimesi arvestab oma töötasu netos. Palju ma kätte saan, palju ma selle eest osta saan. Ei tajuta neid teenuseid, mis tööandja maksab siis inimese eest. Ja üks on kindlasti ravikindlustus selline, et inimesed tajuvad ikkagi, et meil on arstiabi tasuta ja seda, et tegelikult on see nende töö ja vaevaga välja teenitud rahateenus, seda ei tajuta üldse. Kui inimesel on suhteliselt väike see sissetulek ja tal on võimaldatakse sportimist soodustingimustel, siis ilmselt ta ikkagi valib selle vorsti leiva peale, kui et kangi tõstmise, mille peale ta peab ikkagi mingit raha kulutama. Et mis Eesti häda ongi see ju praegu palkade osas, et hinnad on tõusnud väga ruttu. Ja kui me vaatame neid madalapalgalisi inimesi, siis nende reaalsed sissetulekud on langenud. Et ehk siis see raha, mis ta 2008 sai kätte, ta sai sellest rohkem osta, kui ta praegu saab. See on täitsa avalik info, millised on töötajate palgaootused ja need on tegelikult täiesti võrreldavad pakutavate palkadega suuremas osas sektorites.
ja mida me muidugi teeme, on see, et me ei avalda keskmisi ja just sellepärast, et noh, kui see kogu andmemaht, ütleme, algab meil 500 eurost ja lõpeb näiteks 2500-ga, siis nüüd see keskmine võib sinna sattuda kuhu iganes vahele tegelikult, oleneb sellest, kui palju ühes või teises otsas siis numbreid on. Ja sellepärast me võtame niimoodi, et me avaldame siit selle keskmise vahemiku, noh, kus keskel on siis poolte vastajate arvates võiks see palk olla. Et noh, see on natukene adekvaatsem, et siis on see tõenäosus, eks ole, et sa oled nii-öelda adekvaatne oma palgaootustes on suurem kui see, et sa lähtud keskmisest. Me teeme nüüd veel eraldi lehekülge, et olekski palgainfo kõik ühes kohas, nii tööandjatele, töövõtjatele. Et palgainfo.eu tuleb see lehekülg. Aga praegult? Praegu on Smartworki lehel on kõik olemas. Eesti puhul peab hästi arvestama seda, et meil see seltskond, kes turul toimetab, on hästi väike. Ja näiteks, kui me vaatame statistilist keskmist brutopalka, siis viimases nüüd 4. kvartalis 2012, eriti kus tegevus alati vaadata ja maakonniti, siis on täielikult anomaaliad. Noh, kui näiteks Läänemaal on äkki hüppanud keskmine palk meeletult, tegelikult on seal taga, et paari ettevõtte juhid maksid endale aastapreemiad välja. Et noh, seda peab nagu hästi arvestama, et ei saa teha järeldusi, et kuskil nüüd õudselt palgad tõusid. Et see keskmine statistiline brutopalk on, ma tean, et paljud inimesed sellest lähtuvad, aga see on väga selline, ta on pigem makromajanduslik tõesti näite, kus me võime mingisuguseid trende mõelda, et mida ta näitab, aga kindlasti mitte oma palgaootustest sellest lähtuda. Me peamegi oma missiooniks, et tegelikult neid tööturu osapooli paremini kokku viia. Ja tõepoolest see, et mõlemad ju hindavad neid riske, et kas ma küsin liialt vähe või ma küsin liialt palju. Kui ma liialt palju küsin, siis ma ei saa tööle. Kui ma liialt vähe küsin, siis ma olen ju loll. Et nüüd kingin ära. Ma ei hinda ennast ja ma nüüd kingin, eks ole, selle raha nagu lihtsalt, mida mul oleks võimalik saada. Ja noh, nagu ma rääkisin, tööandja puhul on täpselt samamoodi need hirmud. Kompamine, et mis on see õige summa. Ja noh, tõepoolest praegu on väga raske saada sellist head palgainfot. Et me tahame veel edasi arendada, et oleks iseteeninduspool, et tõesti ma trükin sisse, et ma ei tea, sekretär või raamatupidaja ja mulle antaksegi valikut, et mis numbreid ma siis näha tahan ja ma näen neid numbreid. Mul on üldse tunne, et on nagu kaks eraldi tööturgu. On suuremate ettevõtete tööturg ja siis inimesed, kes kandideerivad ametlikult. Ja siis on väikeste ettevõtete tööturg, kus töö liigub tutvuste kaudu. Ja need, kes on harjunud töötama väikeettevõtetes paindlikult isiklike suhete baasilt, need suure tõenäosusega ei kandideeri suurtesse ettevõtetesse. Et see tundub neile nagu liialt kandiline, liialt puine kogu see kandideerimisprotsess ja sinu valimine. Ja vastupidi ka, et ikkagi suurte ettevõtete vahel liiguvad need inimesed, kes on harjunud töötama suuremates organisatsioonides. Ja väga võimalik, et sealt võib ka joosta veel see avaliku sektori, erasektori piir. Et on nagu mitu tööturgu, et kui me mõtleme, et kus nagu inimesi võib-olla ka juurde saada või tekitada verevahetust, siis see oleks nagu üks teema kindlasti. Mida me praegu kardame, ongi ju, et kordub buumiaegne olukord, kus palgad kasvasid oluliselt kiiremini tootlikkusest ja lõppkokkuvõttes ei võida ju sellest keegi. Ühelt poolt me võime mõelda, et Soome palgaturg on väga jäik ja kui me oleme soomlastega rääkinud, siis nad on öelnud ka, et nende eesmärk on ikkagi minna paindlikumaks, et ettevõttel oleks rohkem võimalik seda määrata, millist palka ta maksab. Seal on ju ametiühingud on hästi tugevad, survestavad, et näiteks autojuhi, kui sa palkad, siis alla mingisuguse taseme sedale maksta ei tohi. Eestis on ka transpordiametiühing iseenesest üsna jõuline. Aga kindlasti ta ei ole sellisel kujul nagu Soomes on ja Soomes on enamus sektorites. Ühelt poolt ta rahustab turgu, selles mõttes, et kuhu ma siis jooksen, et kui ma tean, et see ongi alamtase, mis ma praegu saan saada või järgmine tase. Teistpidi ta teeb asja jäigaks. Eestis on jällegi risti vastupidi, et inimesed liiguvad, kompavad, kandideerivad, proovivad, sest tegelikult kuna palgad on nii erinevad, siis nad reaalselt võivadki võita sellega. Aga just häda on selles, et kui hakkab üleostmine tänu sellele, et inimesed on valmis liikuma, siis me oleme samas situatsioonis, mis 2008 või 7 lõpp tegelikult. Hea, et me sellise kooli läbisime. Jah. Kuidas me saame töötajalt mõelda, et ta pühendub, on lojaalne, naeratab, kui tal nädal enne palgapäeva on nagu näpud põhjas täiega.
et see on see madalapalgaliste teema, aga noh, ega kõrgema poole pealt on ka ju, et spetsialiste on puudu ja siin osad sektorid, kus lähevad paljud inimesed pensionile, et kõik see mõjutab. Noh, eks meie omad ka ju rändavad välja ja ikkagi noh, eriti on noorte puhul see tööturg on avatud, et ei ole sul seda peret või koera kassi, et sa saad rahulikult maailmas ringi vaadata. Et see häda on ja noh, Eestis on iseenesest ju kõik ilus loodus ja tore, samal ajal on ikka ropult külm. Et meil on lihtsalt kallis siin elada ja majandada võrreldes lõuna pool, et kus sul kulud ikka selle võrra on väiksemad. Et kui ikka nagu ei ole üldse sellist tööd, mis sa teha tahad ja sellise palga eest, siis püüa see töö endale ise välja mõelda. Ja ma arvan, et ka see ongi lahendus, et ja eks seda on selliseid vabakutselisi ja iseseisvalt töötajaid, eks neid tuleb ka juurde, ma usun. Et mida rohkem nagu inimesed suudavad iseseisvalt majandada, mõelda ja vabadust hinnata, et seda rohkem neid tekib ja võib-olla tööandjad ka ei ole enam nii jäigad, et me mõtleme suhteliselt mustvalgelt praegu ikkagi, et sul on üks töökoht, üks tööandja, sa teenid palka ja nii enamus teebki. Et ma väga loodan, et see töömaailm läheb kirjumaks selles osas, et see tähendab töötajatele rohkemaid karjäärivõimalusi, oluliselt avaramat pilti sellest sinu valdkonnast ja tööandjale teistpidi seda, et sul on ju nagu väärtuslikumad töötajad. Mida kardetakse, on kindlasti seda konkurentsi, et kui mu töötaja töötab veel kellelegi, et mida ta siis räägib ja mida ta ei räägi samal ajal. Eesti puhul on see suhteliselt rumal hirm, sellepärast, et su konkurendi müügiinimene võib olla tema naaber täiesti rahulikult või lasteaiakaaslane või tema õemees, et selles mõttes nagu siin kõik tunnevad kõiki.